Lugupeetud ajakirjanikud, Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee otsustas korraldada pressikonverentsi, millel esineb Eesti NSV ministrite nõukogu esimees, Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee bürooliige, seltsimees Bruno Saul. Võtavad osa pressikonverentsist veel akadeemik Mihkel Veidermaa, Eesti NSV metsamajanduse ja looduskaitseministri esimene asetäitja Felix Nõmsalu, Eesti NSV geoloogia valitsuse juhataja asetäitja, peageoloog Evald Mustjõgi ja tootmiskoondise Eesti Fosforiit peadirektor Aleksander Revkuts. Palun, seltsimees Saul, võime alustada. Lugupeetud ajakirjanikud, kuivõrd viimasel ajal on ajakirjanduses ilmunud küllalt palju kirjutisi fosforiidi probleemidest tervikuna, kusjuures ka väga paljude vigadega. Seda ühest küljest ja teisest küljest, kuivõrd eile Vabariigi Valitsus arutas oma istungil Keskkomitee ja ministrite nõukogu vastava määruse täitmist, mis puudutab mineraalväetiste tootmist käesoleval 5 aastakul Eestimaal, siis otsustasime täna nii Keskkomitee kui Vabariigi Valitsuses ühest küljest teha või avalikustada selle järelevalve korras üle vaadatud otsuse täitmise käigu, kui ka täiendavat informatsiooni selleks, et info oleks tõepärane selles ulatuses, mis puudutab meie laia üldsust. Ja seepärast siis tahaksime täna ühest küljest võib-olla lubate lühidalt peatuda sissejuhatavat mõningatel probleemidel, mis on seotud mineraalväetiste tootmisega Eestimaal, ja teisest küljest ka vastata siis nendele küsimustele, mis meile on laekunud kirja teel seni, teiseks ilmtingimata vastata ka nendele loovatele või jooksvatele küsimustele vahetult, mis tulevad saalist, tähendab teie poolt vahetult. Ja koos sellega kõigega, kuigi seltsimees Villo jättis limiteerimata, aga oli selline ettepanek, et me kuskil siiski 2 tunni jooksul nende fosforiidi probleemidega paika paneksime, kui te selle vastu midagi ei ole. Ja koos sellega, kuivõrd palju küsimusi on selliseid professionaalseid ja spetsiifilisi, siis tõesti mind ka assisteerivad juba seltsimees Villa poolt nimetatud seltsimehed, keda siis lülitame vastavalt ka nende vastuste käigus vahetult meie pressikonverentsi koosseisu selleks, et igaüks saaks ammendava ja professionaalse täiskompetentse vastuse selles ulatuses, mida me tänaseks päevaks teame. Muidugi mitte nende küsimuste kohta, mida me veel tuleviku peale alles prognoseerime. See oleks vast, nagu öeldakse, sissejuhatuseks. Nüüd vast kõigepealt siis
fosfori vajadusest. Ma tahaksin selles osas peatuda, kui lubate, 3 aspektil. Üks, fosfor ja fosfori vajadus üldse meie elutegevuses. Teiseks siis Eestimaa fosforiidimaardlad ja nende tootmise võimalused. Ning kolmandaks seni ametlikult langetatud otsused ja perspektiivid Eesti fosforiidi kui tootmiskoondise ja kui väetiste tootmise seisukohalt. Ja nagu ütlesime, lõpus siis räägiksime juba puht ajakirjanduse problemaatika valdkonnas. Nii nagu kõigile on teada juba keskkooli programmi ulatuses, on fosforiit üks nendest Mendelejevi tabeli elementidest, ilma milleta ei saa olla bioloogilist elu. Seepärast fosfor on vajalik. On vajalik inimesele, on vajalik loomariigile, on vajalik taimeriigile. Ja seda elutõde tuleb võtta mitte ainult kui globaalselt, vaid teda on vaja oma kindlas proportsioonis. Ja nii nagu elus kõik on omal teatavas tasakaalus, nii on ka nende samaste elementide, ma mõtlen lämmastiku, kaaliumi ja fosfori tarbimine oma kindlas proportsioonis. Ja tänaseks päevaks meil olevate ametlike andmete põhjal on Nõukogude Liidus kujunenud välja selline tarbimise struktuur, mis väljenduks lämmastiku osas 1, fosfori osas 0,61 ja kaaliumi osas 0,67. See on muidugi mitte puhaselemendina, vaid oksüüdidena. Meie vabariigis möödunud aastal kujutas tarbimine ja ka käesoleval aastal on see tarbimise struktuur selline, et me saame lämmastikväetisi 1, fosforväetisi 0,53 ja kaaliumväetisi 0,86. Kuidas hinnata neid? On see hea, halb, vähe või palju? On olemas optimaalne väetiste struktuur või nende elementide struktuur meie väetiste koosseisus, mis on balansseeritud meie toitlustusprogrammis, selleks, et tulla välja nendele piirjoontele, mis on kindlaks määratud toitlustusprogrammiga meie vabariigile aastaks 1990. Nimetan ka need arvud. Jällegi 1 lämmastik, 0,72 fosfor, lahutage siit see vahe, 0,72 vajadus, optimum, ja 0,53 tegelik praegu, ning 0,87. Seega nagu näete, kaalium ja lämmastik, nagu öeldakse, faktide tasemel tänaseks päevaks, fosfor aga tohutu defitsiidiga. Kusjuures agrokeemikute andmetel, nii palju kui mina valdan seda küsimust, on määratud kindlaks, et meie taimekasvu juurdekasvust piirides, ütleme alumises piirist 10 tsentnerit hektarile teravilja osas, kuni umbes 40 tsentnerini hektarile ülemise piirini, selles vahes või selles piirimaadel on viljakus tagatud meil umbes 50% ulatuses vahetult väetiste arvel. Seega, nagu näete, omavad nad küllalt suurt tähtsust, arvestasid tänaseks päevaks, nagu te teate, oleme me piirimaadel 28-30 tsentnerit hektarilt teravilja tootmises Eestimaal. Palju me tarbime koguseliselt? 86. aastal liidu keskmine tarbimine moodustas 88 kilo hektari kohta. Eestimaal 272 kilo. Näete, küllalt palju. Ma mõtlen selle all juba nüüd mineraalväetisti summa summarum. Ka lätlastel on isegi rohkem, 280 kilo ja Leedus 183 kilo. On seda palju või vähe? Kahjuks vähe, sest meie Lääne-Euroopa partnerid, esmajoones ma mõtlen siin meie sotsialistlike riikide
põllumajanduse tarbimise struktuuris on mineraalväetiste kogused 3 ja rohkem korda suuremad kui Nõukogude Liidus. 3 ja rohkem korda suuremad kui Nõukogude Liidus. Nii Saksamaal, Ungaris kui ka, ma mõtlen Saksa Demokraatlikku Vabariiki, Ungarit, Rahvavabariiki ja Tšehhoslovakkiat. Kusjuures meie see struktuur, mille ma nimetasin aastaks 1990, on kaetud fosforväetistega vaid 73% ulatuses. 73%. Defitsiit moodustab 27%. Ma räägin praegu need protsendid ära selleks, et pärast mitte aega kulutada konkreetsetele küsimuste vastamisele, kuivõrd need küsimused on niikuinii meile esitatud. Nagu ma ütlesin, meie toidulaud on määratud meie toitlustusprogrammi kindlaks pandud tegevuskavaga. Ja seal me näeme ette põlluviljakuse tõstmist teravilja kasvatamise osas 37 tsentnerini hektarilt praeguse 28 asemel. See nõuab tõsist ja suurt tööd. Kahjuks viimastel aastatel oleme selles suhtes tammunud suhteliselt paigal ja nagu te mäletate, saime selles osas tõsise kriitika osaliseks ka seltsimees Mihhail Gorbatšovi poolt, kes esines Vabariikliku partei ja majandusaktiivi ees 21. märtsil. Ka liha osas on meil ette nähtud 90. aastaks toota 354 000 tonni liha, mis peab baseeruma söötadel, kuid kahjuks söötadega on meil asi suhteliselt ebarahuldav. Või vähemalt nõuab tunduvat parandamist ja kes on tänases rahvahäälest lugenud mu sõnavõttu viimasel pleenumil, ma usun, et seda probleemi peaks tunnetama küllalt hästi. Meie põllumeeste väidete kohaselt annab 1 kilogramm mineraalväetisi 6 sööttühikut. 6 sööttühikut. Meie aga tahame viia hektari saagikuse sööttühikute valdkonnas selleks, et kindlustada loomad normaalselt söödaga kuni 3500 sööttühikuni. Seega siit on, ma usun, sellest lühikesest sissejuhatusest selge, et fosfor on meile vajalik ja vajalik mitte fosfori tootmise pärast, vaid meie elu enda pärast, selleks, et kindlustada meie toidulauda. Siit edasi, lahenduse kompleks. Lahendab üksi mineraalväetis või fosfor meie probleemi? Ei, kaugeltki mitte. Selles ma olen paljude küsijatega ühel arvamusel, et see nõuab tervet kompleksi üritusi ja ka see ürituste kompleks on praegu välja töötatud, ette nähtud ning realiseerimisel. Selleks on esiteks tehnika välja töötamine. Ma toon teile ainult ühe näite. Selleks on välja töötatud praegu koostöös Soome teadlastega meie agrotööstuskomitee poolt Valgas vahetult nii nimetatud külvikjuku. Külvikjuku rakendamine, mis lubab külvata samaaegselt ja teha üldse 4 operatsiooni korraga, kuid külvata samaaegselt teraviljaga ka mineraalväetisi, kuid mineraalväetisi liitväetiste näol, kindlasti erinevatele teraviljasortidele erinevalt, erinevale pinnasele erinevalt, kuid ilmtingimata liitväetisi ja granuleeritud kujul. See lubab meie arvestuste kohaselt tõsta kogu sellise tehnilise kompleksi rakendamine meie saagikust umbes, nagu hinnatakse, 15–18% koos kõige meetmete kompleksiga tervikuna võrreldes tänase päeva toodanguga. See eeldab ka muidugi uute kombainide, väiksema kadudega kombainide ning meile kohaldal kombainide soetamist, milleks samuti on praegu sammud astutud. Ja muidugi vastavate kuivatite, elevaatorite, ühesõnaga kogu agrotehnilise kompleksi väljaarendamist. Teine küsimuste ring puudutab neid samu väetisi, milles põhimise probleemi praegu moodustabki siis fosforväetised või õigemini liitväetiste üks komponent, milleks on fosfor. Seoses sellega on praegu läbitöötamisel meil Kohtla-Järvel nitroammafoska tehase ehitamine selleks, et saada vastavas proportsioonis Kohtla-Järvelt
kus on 2 komponenti juba ammoniaagitehas ja väävelhappetehas valmis ehitatud selle suurtehase kompleksist, selleks, et käesoleval 5 aastal veel Kohtla-Järvelt hakata saama siis liitväetisi, nii nagu seda nägi ette omaaegne meie põllumajanduse kemiseerimise programm. Ja koos sellega, kuivõrd maardus lõpevad meie toormematerjal fosforiitide näol tulevikus, ümber orienteeruda maardu keemiliste taimekaitsevahendite tootmisele tulevikus. Ka selleks on alla kirjutatud vastavalt üleliidulise mineraalväetiste tootmise ministeeriumiga vastav programm, mida praegu realiseeritakse. Ja tekibki küsimus fosforiidist. Kust võtta fosforit selleks, et toota nitroamafoskat? Kooskõlas teaduslik-tehnilise progressi programmiga, mille koostas meie Teaduste Akadeemia aastaks 2005, nähakse ette selleks meie fosforiidimaardlate evitamist ja rakendamist ning see sai ka aluseks nii meie põhisuundade väljatöötamisel rahvamajanduse ja sotsiaalse arengu kohta aastateni 2000 ja konkreetsetes programmideks aastas kuni 1990. Küsimus, kus saada fosforit? 1924. aastal me alustasime fosfori tootmist maardus. Seega omame küllalt suuri kogemusi sellel alal, nii positiivseid kui negatiivseid, nii nagu elu ikka, kuid kahjuks lähematel aegadel, ma mõtlen lähemate aegadel aastat 1990 kuni 2000, selles piirides peab lõppema Maardu maardla fosforiidivarud ja meil tuleb otsida teisi varusid. Lähemal asuvatest varudest on veel olemas Kingissepa varud ja Kola poolsaare varud. Kuid ka need ei ole lõpmatud ja nii nagu räägivad prognoosid, on ka seal, nagu öeldakse, konditsioonide vähenemine päevakorras, mille lõpptähtajad on küll veel määramata ja nähtavasti selleks olemas omad kohalikud spetsialistid, kes seda probleemi lahendavad, kuid sealt meil loota fosforiite ei ole. Seoses sellega ka meie programm nitroamafoska tehase suhtes Kohtla-Järvel on ehitatud ülesse esialgu nende fosforiitide pääle, mis peavad tulema Koola poolsaarelt. Jääb edasi alles paar päeva tagasi küllalt põhjalikult valgustatud küsimus Marokko fosforiitidest, kes varustab peamiselt, võiks öelda, suuremat osa maailma, välja arvatud Ameerika Ühendriike, väga rikkalike varudega, kuid see on seotud valuutaga, see on seotud suurte kulutustega ja meie vabariigi tingimustes ei ole reaalne leida valuutat selleks, et hakata sisse vedama Marokost fosforiiti. Jäävad järele Karatau, suured maardlavarud Kasahstanis, mis on võrreldavad Euroopa suurimatega, sealhulgas ka meie Rakvere maardla varudega, kuid selle maardla fosforiidid on kahjuks väga raskelt töödeldavad, rikastatavad ja sellega ka omastatavad. Seega orienteeruda, nagu öeldakse, maakera teise peaaegu poole peale nende varude kasutamisest Eestimaal oleks ka ebareaalne. Jäävad järele meie omad varud, see on Rakvere Toolse maardla. Nagu te teate, Toolse maardla kohta seoses Diactonema kiltkivi olemasoluga, probleemidega, millega me lõpuni jagu ei ole saanud maardus tänase päevani, ei tule kõne alla ja selle kohta on langetatud liidu mineraalväetiste ministeerium ja Vabariigi Valitsuse ühine otsus, millega on välistatud nende maardlate, konkreetselt Toolse maardla kasutusele võtta. Jääb järele Rakvere maardla või selle konkreetne osa Lääne-Kabala. Rakvere maardla iseendast kujutab ühte suuremat, ma juba nimetasin samaväärset, ütleme, Koola poolsaare maardlate, Karatau maardlate, omades praeguste andmete põhjal ligemale 6 miljardit tonni või 600 miljonit tonni 100%-lises
P2O5 väärtuses maaki. No see on juba hapet muidugi. Ning seega küllalt suured ja perspektiivsed nende ära kasutamiseks. Kusjuures esimene järjekord nendest laiub territooriumil, mille suurus on 40 ruutkilomeetrit, millest on ka vastavalt olnud küllalt ajakirjanduses viimasel ajal juttu. Tänaseks päevaks käib siin detail geoloogilised uurimised, mis peaksid lõppema tuleval aastal ja lõpptähtajana, mis on kinnitatud riiklike maavarude komisjoni poolt nende kinnitamiseks määratud tähtaeg 1988. aasta 3. kvartal. Nende fosforiidi sisaldus siin moodustab 14%, kihi keskmine paksus 7,5 meetrit, sügavusel umbes 100 meetrit. Seega, nagu öeldakse, küllalt perspektiivsed selleks, et neid kasutada. Kuid nagu iga asja juures on olemas omad probleemid. Ka siin tahaksin nimetada 3 probleemi. Esiteks, see on tehnilis-tehnoloogilised probleemid, mis on seotud kaevandamise tehnoloogiaga esmajärjekorras. Nii täpsemalt me peatame nendel küsimustel veidi hiljem, kuid ütleme juba ette ära, et need on küllalt rasked probleemid sellises sügavuses, mis vajavad küllalt põhjalikku ja täielikku läbitöötamist ja mis kõige tähtsam, näha ette selline tehnoloogia, mis vastaks tasemele aastaks 2000, mitte aga tasemele aastale 1980. Teiseks on hüdroloogilised ja ökoloogilised probleemid. Kuivõrd Pandivere kõrgustik on meie, võiks öelda, veelahkme, nagu öeldakse, punktiks Eestimaal ühest küljest ja teisest küljest karstiala. See toob endaga kaasa väga keerukaid ja küllalt suuri probleeme, millede lahendamine ei ole nii lihtne ja mille lahenduste otsimine tänaseks päevaks käib. Ja 3. probleemide ring, see on sotsiaalmajanduslikud probleemid, mis puudutavad, kus asutada siis see teenindav asula, kes seda peaks teenindama, kuidas ja nii edasi, terve rida sellealaseid küsimusi, mis juba, nagu öeldakse, puudutavad rohkem sellist praktilist igapäevase elu külge. Komplitseeritust kogu selle kompleksile lisab veel see, et siin on ka põlevkivivarud küllalt suured ja nende evitamine või praeguste seaduste kohaselt peaks käima kompleksselt. Kuid komplekssus ei tähenda sugugi seda, et see peab toimuma üheaegselt. Kompleksselt jaa, kuid mitte sugu üheaegselt. Üheaegsus, see peab olema määratud juba tehnoloogiliste ja nende teiste probleemide lahendamisega. Seega küllalt suur ja raske kompleks, kus juures põlevkivi suhtes selleks, et omaksite ettekujutust, mis ta endast kujutab, võiks nimetada paar arvu, mis tulenevad meie geoloogiavalitsuse aruandest. Tehase võimsus või kaevanduse võimsus võiks olla 1,5 miljonit tonni põlevkivi aastas. Kui teada, et Eesti põlevkivi võimsuseks on 30 miljonit aastas, siis ta ei ole sugugi suur see võimalus sealt põlevkivi hankimiseks, kus juures kasutame me praeguse Eesti põlevkivi võimsusest 30 miljonit tonni, vaid 24 miljonit tonni ära. Kuivõrd Eesti elektrijaamad seoses aatomilektrijaamade ehitamisega teistes vabariikides on üle viidud niinimetatud tipprežiimi ja seega keskmine režiim või keskmine võimsus ei leia täit kasutamist meie praegustes elektrijaamades Narvas. Seega tekib küsimus, kuidas evitada neid maardlaid ja saada kätte fosforiit, mida me vajame. Ja sellele peavadki andma vastuse need uuringud, mida praegu viivad läbi Eesti geoloogia eestvedamisel, Eesti geoloogia valitsuse eestvedamisel väga ja väga paljud asutused, sealhulgas ka meie Teaduste Akadeemia, mineraalväetiste tootmise ministeeriumi vastavad erialainstituudid ja nii edasi. Ning aeg, mis peab andma vastuse, nagu ma ütlesin, selle 3 põhiprobleemi lahendamiseks. Millised on seni langetatud ametlikud otsused, millest me juhindume, mille järgi me töötame?
Kõigepealt on selleks Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu ühismäärus 20. novembrist aastast 1985, mis tegi ülesandeks Eesti geoloogiale kabala, toonitan kabala, detailuuringute läbiviimise ja nagu ma nimetasin juba, tähtajaga 1988 aasta, et saada pilt, kuidas olla või mitte olla, kui Shakespeare'likult väljendada. Teiseks Teaduste Akadeemiale koostöös meie agrotööstuskomiteega ning mineraalväetiste ministeeriumiga, kes pidid välja töötama meetmete programmi, esitamaks meie riigiplaanile, esiteks katsekaevanduse loomiseks, selleks, et jõuda selgusele nendes raskete probleemide lahendamise valdkonnas, kui ka Geoloogia Instituudi osalemisega hüdrogeoloogilise mudeli väljatöötamisel ja muude probleemide lahendamisel selles konkreetses regioonis. Kolmandaks Rakvere täitevkomiteele vahetult. Koos muidugi tähendab Teaduste Akadeemia, agrotööstuskomitee ja teistega osaleb vahetult kõigis nendes üritustes ka meie tootmiskoondis Eesti Fosforiit. Rakvere täitevkomiteele oli pandud sellealane kontrollfunktsioon ning sotsiaalkultuuriliste meetmete läbimõtlemine, selle väljapakkumine ja nagu öeldakse, läbitöötamine. Määruses oli ka ette nähtud käesoleval 5 aastakul katsetehase ehitamise alustamine kabalasse, kuid selleks langetati 2 otsust. Esiteks 5 aastaku plaanis vahendite mitte eraldamisega sellele kompleksile langes see küsimus päevakorrast ära ja koos sellega ka seisatati tehnoökonoomilise põhjenduse koostamine vahetult sellele kabala maardlale ning teiseks vastavad liiduorganid kuni liidu riigiplaanini välja pidasid vajalikuks selle katsekaevanduse ehitamise juba tellija, see tähendab mineraalväetiste tootmise ministeerium või meie keeles Eesti Fosforiidi poolt, mitte aga Eesti geoloogia poolt. Nagu öeldakse, liidetavate ümbervahetuses summa ei muutu, et ühesõnaga niikuinii see tuleb teha ja vastavalt sellele saada ka siit vastavad järeldused, kuidas edasi toimida. Võin öelda, et 26. märtsil valmistudes ette eilseks aruteluks Vabariigi Valitsuses ja ka tänaseks kohtumiseks teiega, ma kohtusin Liidu mineraalväetiste ministeeriumi juhtkonnaga, kus leidsin täieliku solidaarsuse, mitte sellise solidaarsus, nagu sellest kirjeldas 5. märtsi Noorte Hääl seltsimees Aare artiklis, seltsimees Jampoli intervjuu näol, vaid vastupidi seltsimees Koževnikovi kui ministri asetäitja täieliku toetuse igasuguse separaatluse välistamise ning koos vabariigiga kõikide probleemide lahendamiseks pärast seda, kui on pilt selge, mis iseendast kujutab kabala maardla. Täna see pilt puudub. Meie eilses otsuses, mida me arutasime Vabariigi Valitsuses, langetati ka täiendavad otsused ja koos sellega töötati välja täiendavad meetmed, mis põhimõtteliselt seisnevad selles, et esiteks Eesti geoloogia valitsuse töödes on tunda teatavat isoleeritust 2 mõttes. Esiteks probleemi avalikustamisel, mis ei ole ajastu vaimuga kooskõlas, ja teiseks koostöö tegemiseks vabariigi paljude organitega, kes võiksid selles suhtes ja peaksid selles suhtes kaasa lööma esmajoones meie Teaduste Akadeemia süsteemis. Ja koos sellega nägime ette meetmed, mis tugevdaksid just selle uurimiste kvaliteedi läbiviimist sellel ametkonnal. Teiseks Teaduste Akadeemial, kes meie Eesti NSV Teaduste Akadeemial muidugi, kellelt on siiamaani olnud vähe konkreetset abi nende probleemide lahendamisel, nii Majandusinstituudi, Geoloogia Instituudi ja paljude teiste
lülide poolt, kes võiksid kaasa lüüa selle probleemi kvaliteetsel uurimisel ning siit ka lahenduste väljapakkumisel. Ette nähti ka pöördumine vahetult Nõudeliidu, Geoloogiaministeeriumine, Mineraalväetiste tööstuse ministeeriumi ning teaduslik-tehnilise komitee poole selleks, et pidada otstarbeks luua teaduslik-tehniline keskus, kes kompleksselt uuriks kogu seda probleemi või õigemini aitaks uurida seda probleemi, nii nagu me lõime näiteks Tartu biokeskuse geneetika valdkonnas. Ja ma usun, et see ettepanek leiab toetust ja koos sellega ka läbitöötamist. Ning vastavad tööorganid nii Eesti NSV riigiplaani koosseisus kui ka Vabariigi Valitsuse koosseisus töökomisjoni eesotsas ministrit nõukogu esimehe asetäitja seltsimees Melnikuga ning kaasa tõmbamaks sinna kõike selle eriala vastavaid spetsialiste. Sellega ma piirduksin, kuid nüüd infost ja desinformatsioonist.